Nii, jätkame oma järgmise teemaga ja selles mõttes, kui me eelmises loengus rääkisime füüsilisest topoloogiast, mis tegeleb ühenduskaablite, võrguseadmete ja võrgus asuvate kasutajate tööjaamade riistvara konfigureerimise, häälestamise ja seadistamisega, siis see puudutas topoloogia sõna struktuuri, siis loogiline topoloogia, millest me nüüd räägime, määrab viisi, kuidas kasutajad saavad ligipääsu võrgule, võimalikud marsruudid sõlmede vaheliseks andmevahetuseks. Ja selleks, et kogu see protsess saaks ilusti ja korrektselt toimida, on loodud võrgu mudelid. Ja üks peamine, mida me vaatame, on OSI võrgu mudel. Ja OSI võrgumudel kirjeldab baasarhitektuuri, mis jaotab võrguside andmepakettide vahetamiseks 7 erinevasse kihti. See on välja töötatud rahvusvahelise standardiorganisatsiooni ISO poolt ja OSI mudel võimaldab süsteemidel omavahel suhelda. Seda standardit kasutavad võrguseadmete tootjad seadmete, operatiivsüsteemide ja protokollide loomisel. Ja see omab siis järgmiseid spetsiifilisi tunnuseid. Ja mis need kihid on? Kõigepealt neid kihte me vaatame eraldi, aga kõige alumine on füüsiline kiht, järgmine on kanalikiht, siis on võrgukiht, transpordikiht, seansikiht, esitluskiht ja rakenduskiht. Iga kiht suhtleb külgnevate kihtidega ainult standardiseeritud protokollide abil. Igale kihile on omistatud spetsiifilised funktsioonid. Kiht pakub liidest ja teenuseid ülemisele kihile ja sarnaselt ise kasutab alumise kihi teenuseid. Kihte eraldatakse liideste järgi. Enne seda, kui andmed saadetakse ühest kihist teise, jagatakse see andmepakettideks. Need on infoüksused, mis edastatakse ühtsena ühest seadmest teise. Võrgutarkvara edastab andmapaketid jadamisi ühest kihist teise, teostades igale paketikihile lisavormindamist või adresseerimist. Kasutaja poolel käib andmepakett läbi kihtide tagurpidi järjestuses. Iga kiht eemaldab ülekande ajal selle kihi poolt lisatud lisainfo. Kui andmepaketi jõuab rakenduskihti, eraldatakse täielikult kogu aadressinfo ja rakendusteni jõuab põhimõtteliselt puhas informatsioon. Nii. Enne seda, kui andmed saadetakse ühest kihist teise, jagatakse see andmepakettideks. Ja need on infoüksused, mis edastatakse ühtsena ühest seadmest teise. Võrgutarkvara edastab andmepaketid jadamisi ühest kihist teise, teostades igale paketile lisavormindamist või adresseerimist. Kasutaja poolel käib andmepakett läbi kihtide tagurpidi järjestuses. Iga kiht eemaldab ülekande ajal selle kihi poolt lisatud lisainformatsiooni ja kui andmepaketi jõuab rakenduskihti, eraldatakse täielikult aadressi info. See on küll nüüd eelmise slaidi kordus, aga kuna see teema on nii tähtis, siis iseenesest vaatame nüüd neid kihtisid eraldi. Kõigepealt vaatame, mida kujutab endast rakenduskiht ja esitluskiht. Ärge ehmatage selles mõttes, et siin on piisavalt palju korduslaide, aga kordamine on tarkuse ema, nii et käime need rahulikult üle.
See mudelikiht on kõige ülemine kiht ja töötab siis vahendajana tarkvararakenduste vahel, võrguteenuste vahel, tarkvararakenduste ja võrguteenuste vahel. Sellel kihil töötavad sellised protokollid nagu HTTP, on tuttav natuke, FTP, Telenet, SMTP, POP3, IMAP ja SNMP. Kihi põhiülesandeks on juhtida üldist võrgu ligipääsu, andmevoogusid ja vigade parandamist. Nüüd hakkab tulema siin hästi palju igasuguseid termineid, lühendeid protokollidest. Üks võimalus on nendest jagu saada. Meil õppematerjalis on tesaurus lühendite ja sõnade seletus. Ja soovitan kindlasti seda vaadata ja sellega tegeleda, et esimese momendina, kui ei ole arvutite ja arvutivõrkudega nii palju kokku puutunud, siis võib tunduda, et need lühendid on hiina keel, aga tegelikult on neil kõigil oma tähendus ja kõik on suhteliselt loogiliselt üles ehitatud. Ja esitluskiht 6, see määrab kindlaks andmevahetuse formaadi. Siin esitatakse andmed universaalsetes andmepakettides ja vastuvõtja poolel konverteeritakse andmed universaalsetest andmepakettidest vastuvõtva jaama esitluskihi poolt kasutatavasse formaati. Selle kihi tunnuseks on sõnumid muudetakse edastamiseks ja vastuvõtjale arusaamiseks mugavasse formaati. Võimaldab andmete pakkimist, andmete krüpteerimist, autoriseerimata ligipääsu ärahoidmiseks ja protokollide transleerimiseks või tõlkimiseks, et võimaldada erinevate seadmete ja operatiivsüsteemide vahelist sidet. Igale sõnumile lisatakse päis, mis sisaldab info pakkimise, krüpteerimise meetodite ja andmete kirjutamise kohta. Nii et rakenduskiht, kordame veel, see on mudeli kõige ülemine kiht, mis töötab vahendajana tarkvararakenduste vahel. Ja siin on ka ilus selline pilt, kus siis on välja toodud 7. kihi selline kujutelm, siin on tuttavad märgid üleval pildi peal, veebibrauserid erinevad, nii et nende protokollidega ta tegeleb. Ja 6. esitluskiht on siis kõigepealt esitluskihi sõnumid muudetakse edastamiseks vastuvõtjale mugavasse formaati. Siin on nagu näha, et on mingisugune kauplus. Kaupluse info konvertitakse masinkeelde ja siis toimub veel selle krüpteerimine või lahtipakkimine. Oleneb, kuidapidi meil informatsioon liigub, kas vastuvõtja või saatja poole pealt. Ja see on siis 6. esitluskiht. Nii et järgmised kihid on siis seansikiht. See kiht loob seansikanali 2 võrguseadme vahel. Programmide vahel on iga seansi jooksul dialoog. Seansid võimaldavad kahesuunalist sidet täisdupleks-režiimis või pooldupleks-režiimis. Ühendusmeetod on kirjutatud sellesse seansikihi päisesse. Transpordikiht. See teostab andmepakettide transporti täpses jadas ilma vigade ja kadudeta. Lisaks on see kiht võimeline liiklust optimeerima, ühendades eelnevaid mitte täielikke andmepakette. Andmepakettidega on see, et teinekord on nad päris suured. Ja siis oleks vaja neid vahepeal väiksematesse osadesse teha ja mingil hetkel siis teistpidi vastuvõtja poole peal neid jälle kokku pakkida. Ja transpordikiht on kuidas tema siis töötab? See teostab andmepakettide transpordi
täpses jadas ilma vigade ja kadudeta. Lisaks on see kiht võimeline ju liiklust optimeerima, ühendades mittetäielikke andmepakette. Sellel kihil töötavad transpordiprotokollid nagu TCP, UDP ja kogu domeenisüsteemi DNS-teenus. Transpordikihi omadused on järgmised. Kindlustab andmeedastuse kaitse, valmistab ette kontrollsummad, mis võimaldavad tuvastada, parandada andmeedastuse ajal tekkivaid vigu, arhiveerib ülekande andmed vea ilmnemise korral edastamiseks, lisab sõnumi päisesse kontrollsumma ja andmepaketi positsiooni andmed. Vastuvõtvas jaamas pakib andmepaketid lahti, korrastab need algsesse järjekorda, millele järgneb nende vastuvõtmise kinnituse saatmine. Et ma olen selle informatsiooni kätte saanud. Ja siin on ilus näide jälle, kuidas toimub seansikihis näiteks meilide saatmine ja avamine. Ja järgmises slaidis on transpordikiht, mis siis edastab andmeid vastavalt ette antud kontrollsummale ja kontrollib andmeedastuses tekkivaid vigu ja nii edasi ja nii edasi. Nii et transpordikiht on selles mõttes väga tähtis. Ja siis on jäänud meil veel 3 kihti, on võrgukiht. See adresseerib sõnumid ja määrab kindlaks marsruudi, mida mööda andmepaketid kantakse üle lähtejaama sihtjaama. Aadressid lisatakse sõnumitele päise vormis. Kiht jälgib liiklust, juhib andmeprioriteete ja tema tegeleb teenuse kvaliteedi ja kõigi analoogiliste asjadega ning IP-protokoll ja ruuterid töötavad samuti või marsruuterid töötavad samuti antud kihi baasil. Kanalikiht saadab andmekaadreid sõnumeid võrgukihilt füüsilisele kihile. See koosneb 2 alamkihist. Meediumpöörduse juhtimiskiht ehk MAC, mis töötab MAC aadressi baasil, ja loogilise lüli juhtimiskiht, mis töötab Logical Link Control protokolli baasil ehk LLC baasil. MAC eraldab tööjaamadele ligipääsu operatiivmeediumile ja defineerib MAC aadressi. LLC määrab kindlaks loogilise struktuuri, vastuvõtja poolel pakib andmekiht füüsilise kihi järjestikbitid andmekaarti formaati ja iga kaadri saatmise järel selle saabumise kinnituse genereerimise. Kaadrid, mille kohta ei ole vastuvõtmist kinnitust või mis on viga saanud, edastatakse uuesti. Sillad ja kommutaatorsseadmed töötavad kanalikihi baasil. Aga mis on siis füüsilise kihi üles? See kiht pakub kaadrites baitide ja bittide krüpteerimist elektriliste või valgussignaalide moel, nagu ka nende edastamist võrgu meediumile ehk kaablile. Defineerib kaablite ühendusviisid võrgujaamade väljundterminalidesse, defineerib andmeedastustehnika mööda võrgukaablit, nagu ka andmekrüpteerimise ja bittide sünkroniseerimise, määrab ära iga biti kestuse ja selle, kuidas bitid muudetakse vastavaks elektriliseks või valgusimpulsiks võrgukaabli jaoks ja sellel tasandil opereerivad seadmed on võrgukaablid, koordistajad, kontsentraatorid, konverterid ja muud analoogilised seadmed. Nii et selles mõttes nüüd on kogu selle ilusa 3 viimase taseme kordus, on siis võrgukiht,
jätke meelde, adresseerib sõnumid ja määrab kindlaks marsruudi, mida mööda andmepaketid kantakse üle lähtejaamast sihtjaama. Aadressid lisatakse sõnumitele päise vormis. Kiht jälgib liiklust ja juhib andmeprioriteete, teenuskvaliteeti ja muid analoogilisi väärtusi. IP-protokoll ja ruuterid töötavad või marsruuterid töötavad antud kihi baasil. Kanalikiht 2 tegeleb siis kahe sellise toreda kihiga nagu MAC aadressi ja loogilise lüli juhtimiskihiga LLC. MAC eraldab tööjaamadele ligipääsu operatiivmeediumile ja defineerib MAC aadressid. LLC määrab kindlaks loogilise struktuuri vastuvõtja poolel, pakib andmelülikihid, füüsilise kihi järjestikbitid andmekaartide formaati ja iga kaadri saatmise järel järgneb selle saabumise kinnitus genereerimine. Kaadrid, mille kohta ei ole vastuvõtmise kinnitust või mis on viga saanud, edastatakse uuesti. Sillad ja kommutaatorsseadmed töötavad antud kihi baasil. Ja füüsiline kiht, nagu ma enne juba mainisin, tegeleb siis võrgu meediumiga, defineerib andmeedastustehnika mööda võrgukaablit, nagu ka andmekrüpteerimise ja biti sünkroniseerimise. Sellel tasandil opereerivad seadmed on võrgukaardid, kordistajad, kontsentraatorid ja konverterid. Ja tema tegeleb siis selle nõndanimetatud füüsilise kihiga. Selge see, et sellega võib tekkida piisavalt küsimusi ja ei saa väga hästi aru, aga mul on siin ka toodud välja lingid ja ka õppematerjalide lingid, kus kohas saab vaadata ka selliseid toredaid videoid, millest me näeme ära, et mismoodi nüüd käib siis see informatsiooni edastamine kasutades OSI mudelit. Aga kahjuks nagu ikka, või õnneks, aga kahjuks on veel olemas ka mõningaid teisi mudeleid. Ja vaatame korraks ühte mudelit, mis on siis selline mudel nagu DOT mudel, mis oli välja töötatud USA kaitseministeeriumi poolt ennem OSI mudelit. See töötati välja koos TCP/IP protokollidega ja seetõttu on ka DOT mudeli teine nimetus on TCP/IP mudel. Aga jääme reaalsuse piiri, põhimõtteliselt siin näiliselt on tunda küll rakenduskiht ja transpordikiht on 4 kihti, mitte 7. Kui mõelda, et see on natuke lihtsam, ei, sest mitmel kihil, nagu näha esimesed ülemised 7., 6. ja 5. kiht, on põhimõtteliselt täidavad kihi OSI mudeli 3 ülemiskihti on põhimõtteliselt sama, mis DOT mudeli rakenduskiht. Nii et selles mõttes kõik funktsioonid on olemas. Ja sama 2 alumist kihti on siis võrguliidese kiht. Nii et praktiliselt olukord meil lihtsamaks sellest ei lähe. Ja võib-olla see 7-kihine OSI mudel ongi selles mõttes mugavam, et ta kirjutab meile lahti selle. Ja siin ongi see välja toodud, mis ma ennem ütlesin, et rakenduskiht on kõige kõrgem mudelikiht, mis täidab OSI mudeli 3 kõrgema kihi funktsioone. Transpordikiht vastab OSI mudeli transpordikihile, internetikiht vastab OSI mudeli võrgukihile ja võrguliidese kiht vastab OSI mudeli kanali ja füüsilisele kihile. Nii et selles mõttes peaks olema meil see arusaadav. Ja see on siis nüüd selle teema
kohta momendil kõik. Ja kuna siin on küsimusi, aga küsimusi minu poolt ei ole, minu poolt on niisugune punane siksak, mis siit läbi jookseb, see näitab seda, et kindlasti tekivad küsimused, aga selleks on meil olemas foorumid ja kõik muud sellised toredad asjad, millele ma hea meelega vastan, kui te endale tahate kõike seda selgeks teha. Nii et kohtume järgmise teema juures.